Esmaspäeval andis politsei Kristiine linnaosale ülevaate turvalisusest aasta esimesel 3 kuul. Kokkuvõttes võib öelda, et turvalisuse olukord Kristiines on paranenud. Tänaseks on päris hea. Erinevate õigusrikkumiste arv on vähenenud, kuid jätkuvalt teeb muret liiklusrikkumiste arv. Samuti on probleemsed joobes isikud, valjumusika kuulamine korterites, aga ka narkojoove ja maskist kandmisest keeldumine. Need küsimused teevad politseile jätkuvalt muret, kuid koostöö linnaosa ja korrakaitsjate vahel on hea ja ka nende probleemide lahendamisega tegeletakse. Planeeritakse reide, parandatakse valgustust tänavatel, paigaldatakse valvekaameraid ning hooldatakse haljastust, et ka parkides ja haljasaladel oleks turvaline liikuda. Ka ise saab inimene enda ning oma vara eest hoolitseda, näiteks suvehooajal rattaga liikudes. Kaherattalisi paratamatult tuleb linnas kuskil ka hoida, et kellel on siin koduhoovid, kellel on trepikoed, et need kindlasti tegelikult ei ole õiged kohad kaherattaliste hoidmiseks. Et kaherattaline tuleks panna siis selliselt, et see ei ahvatleks pahade kavatsustega isikuid, et võimalik siis kuskile selliselt ära peita, et seda ei ole näha. Ja kui ka näiteks kuskile kaubanduskeskusesse korraks ostlema minna, et siis kindlasti jalgratas lukustada. Probleemsemaid kohti, kus tuleb tihedamini kaebusi, on Kristiines umbes 20 ning sinna palgatakse suveks ka lisakaitset. Turvafirma, kellega alustame sel aastal koostööd, hakkab neid kohti regulaarselt alates 1. maist läbi sõitma. Kui nad näevad alkoholi tarbimist, korrarikkumisi, siis loomulikult nad teevad märkuse, sekkuvad, vajadusel kutsuvad kohale politsei, kiirabi või päästeteenistuse. Mõned lisajärelevalvet vajavatest kohtadest on Kristiine keskuse esine, Madara tänav ja Kotkapoja tänava haljasala. Turvafirma patrullib nendes ja teistes murekohtades kuni septembrini.